Kas teie tahate maailma muuta selliseks kohaks, kus on hea elada? Mitte lihtsalt olla ja midagi teha, vaid hea elada. Inimesed on sõbralikud ja inimesed tegelikult ei olegi kõige tähtsamad siin. Loodus on, keskkond meie ümber on. Ilma selleta meid ei olekski siin ju. Sipelgul pole näiteks üldse vahet, kas inimene eksisteerib või mitte. Kala ujub meres ja lind lendab taevas. Ja mina tahan seda maailma muuta. Ma usun, me kõik tahame, eriti kevadeti meil niigi olematu lumi ära sulab. Ja siis tulevad metsa alla või kraavi vaetatud prügi välja ja kusjuures me käisin ükskord oma klassiga koristamas. No siuke tava meil on, et käime klassiga talgutel. Ja siis võtsime need mustad prügikotid kätte ja läksime metsa. No lihtsalt koristama. Ja siis me vaatame, kui palju seda kõike on. Üks leidis isegi maantee verest külmkapi, sellise väikse, aga üsna uue. Ja teine leidis isegi puust õllekannu. Ja siis me seisime seal prügikottide juures ja mõtlesime ja arutasime. Kes see reostab siin nii palju? See pole ju nii raske. Korjad oma kraami peale ja viid. Suured konteinerid on igast linnast lõbusat värvi ka veel. Plass sinna, klaas tänna, riiete konteiner ka nurga peal. Aga see on nii keeruline. Nii keeruline, et tuleb metsa viia. Ja siis mul tekkis isegi küsimus, et kas inimesed on debiilikud? Sest et kes see viskab üsna uue külmkapi lihtsalt kuhugi metsa? Ma näen isegi oma peres, kuidas prügi tekib. Mul vanaema näiteks. Ta lihtsalt kogub mingit kola pööningule, aga ära ei vii. Ja see prügi ja asjade hunnik ainult kerkib ja kerkib. Ja on tore, kui see viimaks jäätejaama jõuab, aga enamasti jõuab see kuskil hoovi nurka ja jaanipäeval pannakse tuli otsa. Ongi jaanitüli. Muidugi ma olen tagasi sellest rääkinud ja ma olen ka mõelnud teda metsa viia, et näidata, kui palju prügi tegelikult siin metsa vahel on või kraavis kuskil poetatakse. Üks asi veel, mis mind ise marru ajab, on just see, et inimesed siin ühiskonnas, ma arvan, et te kõik olete näinud inimesi enda ümber. Ja ma loodan, et te olete ka natukene enda käitumise ja teguviiside peale mõelnud, sest et see ei ole okei, kuidas me teisi inimesi kohtleme, kuidas me nendega räägime või kuidas me nendesse suhtume. Mis vahet sellel on, kas teda huvitavad samasoolised inimesed või vastasoolised inimesed? Need mehed, kellele meeldivad naised, neid me ei vaata viltu. Aga need mehed, kellele meeldivad mehed, need me vaatame viltu ja oleme nagu, isegi ei oska midagi öelda. See on nii inetu. Ja sama on ka naiste puhul. Naised, kellele meeldivad mehed, neid me nagu austame. Aga need naised, kellele meeldivad ka teised naised, kõik vaatavad viltu. Seda on vastik vaadata. Ma mäletan, kui ma rääkisin sellel teemal oma sõbraga, et siis tuli üks noor blond neiu, pikkade lihvitud kündega, pikk lihvitud naeratus näol ja ütles, et hakka normaalseks. Mille peale ma ise mõtlesin, et aga see ongi normaalne ju. See on normaalne, kui siin meie hulgas on geid. Aga ikkagi see prügi. Me lähme poodi, ostame plastikpudeli ja siis viskame kuskil tänaval maha. No see ei ole ju okei. Kas teile meeldiks elada linnas, kus kõik on must? Mõelge, kui ei oleks mitte ühtegi koristajat, kes siin neid tänavaid puhastaks. Mul on üks väike ja lihtne soovitus teile. Kui te lähete poodi, te tahate juua osta, ostke klaaspudel. Ärge eelistage plastpudelit. Jah, see on odavam, aga reostab palju rohkem. Ma usun, et südames või kuskil mõtete all me kõik oleme mõelnud, et miks me reostame? Miks me kohtleme inimesi niimoodi? Miks me ei ole sõbralikud? Miks meil kõigil on mossis nägu peas? Mina usun, et enamasti mossis nägu on inimestel peas just sellepärast, kuna nad tahavad
inimestele meele järgi olla. Eks nad ei julge olla nemad ise, vaid teevad kõike, mis on ühiskonnas normaalne. Ja isegi kui me ei taha seda maailma muuta, siis see maailm muutub niigi. Ja tegelikult me oleme aidanud seda muuta. Me oleme aidanud seda maailma muuta väiksemaks. Ja nüüd väike mõttepaus teile. Kas te võite endalt küsida, kas me oleme seda maailma väärt? Kas see, mida me siin selle maailmaga teeme, on õige? Võtame maha puid, et me saaks paberit või mingeid maju ehitada. Miks me midagi tagasi ei istuta? Jah, RMK mets, nemad istutavad puid. Iga maha võetud puu asemel panevad 2 puud kasvama. No miks me igal pool seda ei tee? Ja isegi kui me ei taha seda maailma muuta, siis see maailm muutub. Ja iga muutus algab meis endis. Tahame seda või mitte, aga maailm muutub just selliseks, nagu me oleme. See maailma loodus on meie peegelpilt. Ma panen teile südamele mõelda ja seda ka ellu viia. Kuidas sina saad teha enda sõprade elu lihtsamaks ja paremaks? See tähendab seda, et sa ei mõnita neid iga asja eest, mis nad teevad, või iga huvi eest, mis neil on, vaid te olete rõõmsad, kui te olete midagi päriselt tema sõbrad. Sest et minu arust õige sõber toetab igas olukorras ja toetab igat mõtet, mis tal on. Mitte ei viska nalja, kui tal on teine maailmavaade või teie maailmavaated lihtsalt ei klapi.